Räägin sulle ühest käsuraamistikust, millega saad kohest 50% paremad vastust. Et see ongi see kõige alus. Kui sa seda õigesti teed, siis sa oled lihtsalt valmis. Sa tead, kuidas teha käskusid. Ja kõik need teised asjad, käsuinseneri asjad on niisugused boonusasjad, mida sa võid siia viimased täpsustused panna sinna juurde. Aga mis siin on siis? 3-4 asja, mida sa peaksid tegema, et kirjutada näiteks niisugune mahukas käsklus. Ta ei pea olema nii mahukas, aga kuna minul on blogiartikli kirjutaja siin, siis ta võiks arvestada väga palju asju, aga esimene samm, annad talle mingi roll ja ülesanne. Sa oled kes, sa oskad teha mida ja nüüd sa pead tegema mida. Näitisel ongi mul pandud, et sa oled blogiartikli kirjutaja, sinu ülesanne on aidata mul teha SEO optimeeritud artikleid Google'isse. Siin ma ütlen talle, mis artiklit ma teha tahan. Ja siin ma mainin ta natuke lisakonteksti, et mul on isegi videoõpetus olemas sellega, et ma tahaks, et ta põhimõtteliselt reklaamiks kuidagi seda, et mainiks seda alguses ja lõpus. Aga mitte nii meeleheitlikult, vaid et inimesel ise tekiks huvi seda uurida. Okei. Teine samm, anna kindlad reeglid. Too välja kõik punktid, mida ta peab põhimõtteliselt jälgima, et siia sa võid neid punkte hästi palju panna. Punktid lihtsalt, et sul oleks enda parem jälgida. Mul on niisugused punktikesed siis, aga ma räägin natukene mõned mõtted, mida sa võid teha näiteks blogi puhul, et see kehtib siin blogi puhul siis, et mul on siin kirjas ka, et blogiartikli kirjutajan siin. Kui pikk see peab olema, artikkel, mitu sõna see võiks olla või tähemärki hoopis, kuidas sa tahad talle sõnastada. Ka siin peaksid mingid punktid loendid olema või nummerdatud loendid, kus kohas, kus mingi toon, milline toon, kuidas üldse ülesehitus peaks olema, kui pikad võiksid lõigud olla. Tule osad igas lõigus näiteks, kas siin võiksid mingid alapealkirjad olla ja kui pikad. Kas võiks üldse vältida midagi, mis fraase ta võiks kasutada, et näiteks mul on siin üks niisugune huvitav trikk, et sellega põhimõtteliselt keegi ei saa arvata, see on AI tehtud, et vaata, niisugused fraasid, et ta põhimõtteliselt jätaks mulje nagu inimene ise ütleb, et mina proovisin, mina arvasin, mina leidsin ja siis ta ütleb, mida ta leidis, et ta annab nagu isiklikke arvamusi, see teeb kohe niisuguseks autentsemaks. Aga sa võiksid mingid pildid ka olla, kus kohas, et siin ma ütlesin ka, et teine punkt, et kirjuta juurde, kuhu võiks mingi pilti panna, et ta näiteks seda siukesel kujul, et ma näen, et pane pilt siia ja siis ta ütleb 1-2 lausega, mis pilt seal võiks olla, et ma ei pea ise väga mõtlema. Ja kuidas võiks olla sissejuhatus ja kokkuvõte vormistatud? Nii, natuke räägin nüüd, mis mul siin kirjas on ka ja siis ma näitan sulle, kui häid artikleid see teeb võrredes, kui sa lihtsalt kirjutad talle, et kirjuta blogiartikkel X teemal, et sa näed, kui võimsaks see tõmbab. Ja seda sa võid ükskõik mis ülesande puhul teha, see ei pea olema blogiartikli kirjutaja. See on lihtsalt näidiseks midagi praktilist. Aga esimene punkt ma panin, et kuidas võiks toon olla. Detailne, informeeriv, kasutajasõbralik ja sõbralik. Sõbralik. Kasuta sõbralik, no kasuta mugav niisugune, et hea lugeda. Nii, seda ma ütlesin, paneks pilti kuskile. Nii, ja kuna tegu on blogiartikliga, ma tahaks, et ta annaks mitu pealkirja varianti, et äkki ma ei ole rahul selle ühega, et ta annaks kohe mulle 5 tükki. Ja siis ma natuke seletasin, kuidas need peaksid välja nägema, et kas ehmatavad, üllatavad või küsimust tekitavad. Põhimõtteliselt tekitaks huvi. Siis sissejuhatusest, et see peab seletama artikli eesmärki, kui palju tähemärki peaks olema ja peaks lõpetama põneva küsimusega, mida me hakkame uurima artiklis. Struktuuris peavad olema alapealkirjad ning punktidega loetelud, kus sobilik. Tee artikkel võimalikult loetavaks ja ära pane pikkasid lõikusid. Siin ma võin öelda, et lõigud võiksid olla 2-3 lauset. See sobib ka. Kasuta aktiivselt, ma ei tea, kas ma passiivne oli. Paneme aktiivne ikka ja ära korruta ennast. Kujuta ette, et sa oled põhimõtteliselt inimene, kes kirjutab inimesele. Et isegi 10-15 aastane saaks sinu jutust aru, et ta ei paneks keerulisi sõnu sinna. Ja proovi artikleid teha autentseks siis. See on väga võimas siin. Ja nüüd siin ma annan lihtsalt lisainfot, kui ma pean oluliseks, aga ma ei pea seda tegema. Et siin ma lihtsalt ütlen, millega ma tegelen, põhimõtteliselt kellele see artikkel on. Ja siin ma lisan juurde, et kui miski oluline jäi mainimata, siis küsi minult täiendavat infot enne kirjutamisest. Ma siin näitan, ma ise ei kasuta seda, mul on tehtud käsklus, millega ma olen rahul. Aga näiteks, kui sina alles vormistad niisugust käsklust, sa võiksid temalt küsida enne kõik need olulised punktid, mida võiks siia veel panna. Siis järgmine kord, kui sa käsklust kasutad, sa ei pea enam küsima lisainfot. Kõigepealt ma küsin temalt lihtsalt blogiartiklit, ma ei pane üldse mingi konteksti, et sa näeksid võrdlust või hästi, kui heaks see teeb. Praegu on täitsa niisugune tavaline, väga tavaline artikkel, aga vaata, kui ma nüüd andsin seda käsklust talle, siis see juhatus väga lühike ja pani lõppu küsimust. No see jätkama uurimist võib-olla poleks oluline olnud, aga ma ise panin sinna mingi uurime, et seda uurimist võib muuta ära. Siis siin ta natukene korraks reklaamib seda ja õpetust
ja nüüd hakkab pihta, kes on suunamudja. Siin ta ütleb, võiks mingi pilti panna ja ta ütleb mulle, mis pilti. Siin ta teeb mulle loetelu punktisüsteemiga, miks luua AI suunamudja, jälle pilt. Ja kuidas alustada? Jälle pilt, pild väga head. Nii jälle punktidega loetelu, et nüüd ei ole numbritega, nüüd on punktidega. Ja mõnes kohas ta kasutab ka nüüd seda, et ma arvan, paneb oma isiklikke arvamusi ka juurde. Edu sinu AI-seikluses, okei, see on liiga sõbralik. See on minu see toon ka, mis ma panin. Nii jälle see videoõpetus. Ja võrdluseks ma küsisin Cloudilt ka üks teine keelemudel, kes on natukene inimlikum. Ma leidsin täpselt sama seda käsklust talle. Tema pealkirjad on mõtteks paremad, kui see GPT oma siin. GPT kirjutas siukesed pealkirjad, eks ole, aga vaata, kuidas Cloudi tegi. Kuidagi inimlikum, eks ole. Unusta inimesed, oh my god, okei, kuule. Rahu, nii. Siin ta räägib nagu endast jälle, oma isiklik arvamus, väga hea. Ma leian jälle endast, väga hea. Ma olen proovinud, väga hea. Ma arvan jälle, väga hea. Ma usun, väga hea. Mis teie arvate? Siin käskluses ma ei pannud seda videoõpetusesse sisse, et sellepärast ta ei promo seda. Aga siin ma panin tähele, et ta ei tea, mis programmiga teha suunamudjat, et ta natuke siin lollitas siin. Siin oleks vaja olnud seda täpsustust teha, et mis programmist see jutt on, kus me teeme seda AI suunamudjat. Siin ma ei maininud seda, aga ma oleks võinud öelda talle, et tegu on ikkagi Stable Diffusioniga, mitte mingi Midjourney ja talli tulemus on kindla palju parem võrreldes, kui me lihtsalt ütleme talle, et kirjuta X artikkel valmis. Ikkagi õudselt 50% parem kindla peale. Seda käsklust ta võid reaalselt ükskõik mis ülesanne sa teed, sa lihtsalt ei kirjuta niimoodi enam, vaid sa mõtledki nüüd nendele punktidele siin. Ja kui sa ei tea, mida kirjutada on ja, siis ongi üks võte, et sa ütled talle, mida sa tahad teha. Ja siis sa ütled, küsi minult täiendavat infot. Ja näed sa, ta annab mulle nüüd ise, et mis on sinu eesmärk, kellele on suunatud, kuidas võiks see struktuur olla, mis teemad siin võiks olla, mis stiil, toon, visuaalid, pikkus, kasutatud kogemus, mingid näited, kontekst, kõik ütleb sulle ära. Sa pead lihtsalt ütlema, mille jaoks sul vaja on ja siis ta annab sulle väga täpselt. Nüüd sa oled põhimõtteliselt ChatGPT's proff valmis, kui sa seda vormingut kasutad.